kliendid, vanemad, vanavanemad, sõbrad, lähedased, head õpetajad. Vahest juhtub elus selliseid kummalisi hetki, mis nagu mängitakse sulle kätte. Eile õhtul oli imeline võimalus, mitte ainult minul, ka mõnedel teistel siit õpetajate ja õpetajate seast. Esna mõisas toimus 11. klassi teatrirühma näitlejameisterlikkuse arvestus, mängiti Tšehhovi kajakat. Ja teise vaatuse ajal korraga, kui endast väljus Irina Nikolajevna, paiskusid ümber pingid ja lendasid raamatud ja täpselt meie jalga ette lendas ka raamat lahti ühe koha pealt. Ja pilt jäi pidama ja seal lehekülje all servas oli kirjas. Selgus, et tegu oli Tšehhovi teostega, aga see oli sissejuhatuse osas, kus siis autor kirjutas, raamat oli ilmunud 51. aastal. Anton Pavlovitš jutustas oma mälestustes. Paljud minu kaaslased lahkusid gümnaasiumist kibedustundega hinges. Mina isiklikult nägin peaaegu 50 aasta vanuseni unes rangeid eksameid, direktori karme tõrelusi ja õpetajate norimisi. Ma ei saanud gümnaasiumis tunda ainsatki rõõmsat päeva. Anton Pavlovitš pihtis ühes oma kirjas. Ja ma näen käesoleva ajani veel mõnikord unes gümnaasiumi õppimata jäänud õppetükki ja kartust, et õpetaja kutsub välja. Ja siis ma mõtlesin, et kas see tõesti nii hirmus ongi. Ja jäin mõtlema. Ja siis meenus mulle ka meie klassi ühine kokkusaamine mõned päevad tagasi. Ja seal arutasime, et kas huvitav, kas me ükskord kokku ka veel saame. Et no võib-olla mitte nii pea, aga äkki nii 25 aasta pärast. Ja siis meenus mulle, et võib-olla tõesti 25 aasta pärast ja just sel aastal, kui lõpetate teie, möödub minu lõpetamisest 25 aastat. Ehk ma mõtlesin, et võib-olla mõelda selline väikene ajaline distants, et vaadata korra tagasi, mis oli 25 aastat. Mis aasta oli siis? Ja see oli aasta 88. Ma arvan, et väga oluline aeg Eesti kujunemises. Ja ma kirjutasin siis oma lõpukirjandi, nagu teiegi. Aga erinevalt praegusest süsteemist, kus te kirjutate oma kirjandi, et te seda mitte kunagi enam ei näe, siis õnnestus minul oma vanade asjade hulgast oma vana kirjand välja leida. Ja otsisin ta üles ja lugesin ja vaatasin, et mida ma siis mõelnud olen. Tol aastal toimus loominguliste liitude pleenum, millest siin kevadel ka juttu oli. Ja ma arvan, et siin vanemate hulgas on inimesi, kes seda hästi mäletavad ja ka ise nendes asjades osalesid. Ja mida mina siis tol ajal nendest asjadest mõtlesin. Sest loomulikult selle pleenumil räägiti tõepoolest olulistest asjadest, Eesti suveräänsusest, vajadusest vahetada välja vabariigi juhtkond, võimalusest iseseisvalt mõelda, otsustada, teha. Ja näiteks olin ma seal siis kirjutanud, kui käis arutlus riigi juhtkonna üle, viidates Mikk Mikiverile, kes kirjutas: valitsusvastane tegevus võib olla mõnel juhul ka väga positiivne, riiklust kindlustav tegevus, oleneb valitsusest. Ja mida edasi ma lugesin seda kirjandit, seda enam tundus mulle, et see räägib tegelikult ka nagu tänasest päevast. Et need probleemid, mis olid siis 25 aastat tagasi, on olemas ka täna meie jaoks. Ja ma kirjutasin seal, et see loomulikult ei ole mingisugune kirjanduslik saavutus, lihtsalt dokument tollest ajast. Me peame suutma valida oma vabariigi juhtivatele kohtadele inimesed,
kes püüaksid koos meiega muuta elu paremaks, sest muidu tuleb tõdeda Eesti iseseisvuse võimatust. Ja kui võtame järgmise päevakorral olnud probleemi usaldamatus rahva ja juhtide vahel, näeme, et see on tulnud sellest, et juhtideks on ikka veel ametkondlike huvisid kaitsvad isikud. Minu meelest on ka väga ebameeldiv, kui meie valitsus teeb oma otsustega üldistusi kogu rahva kohta. Me ei saa oma juhte usaldada, kui nad on valmis maha müüma meie maad. Olgu siin näiteks kas või fosforiit või Balti soojuselektrijaama laiendamise küsimus, sest tolle ajal nimelt oli küsimuse all see, et kas rajada täiendavaid fosforiidikaevandusi. Ja lõpetasin oma kirjandi. Ma tunnen uhkust, et meil on olemas sellised inimesed, kes on mures oma maa saatuse pärast ja püüavad leida kõige sobivamaid lahendusi sõlmküsimustega. Ka ajalugu on näidanud, et loovad inimesed on alati püüdnud aidata julge ja õige mõttega, sest ainult nii saame teada tõde eilsest ja tänasest ning mõelda, mis saab homsest. Et ma soovin teile kõigile kaasa seda sama loomingulist julgust ja kindlust oma põhimõtetele, mida te tõeseks ja õigeks peate. Ja kohtuge 25 aasta pärast ja 50 aasta pärast. Aitäh teile! Palume kammerkoori esitama Olavehale laulu Vaikuse laul.
Vanalinna hariduskolleegiumi direktori käskkirja gümnaasiumi lõpetamisest. Lähtudes 13. juunil käesoleval aastal toimunud Vanalinna hariduskolleegiumi gümnaasiumi õppenõukogu number 2 otsusest välja anda gümnaasiumi lõputunnistused ja kustutada õpilaste nimekirjast järgmised õpilased. Leo Johannes Estonius, gümnaasiumi lõputunnistus kuldmedaliga, Miikali ühenduse täppisteaduste kooli tunnistus kiitusega ja diplom eduka esinemise eest piirkondlikul ja vabariiklikul füüsikaolümpiaadil. Gümnaasiumi lõputunnistus kuldmedaliga, Miikali ühenduse täppisteaduste kooli tunnistus kiitusega. Kristin-Ann Kaurit, gümnaasiumi lõputunnistus kuldmedaliga koos Miikali ühenduse täppisteaduste kooli tunnistusega. Marelle Linde, gümnaasiumi lõputunnistus kuldmedaliga koos Miikali ühenduse täppisteaduste kooli tunnistusega, muusikakooli ja muusikamaja tänukiri aktiivse osalemise eest Vanalinna hariduskolleegiumi muusikaelus ja tänukiri aktiivse osalemise eest koolielus. Ida-Marta Metsis, gümnaasiumi lõputunnistus kuldmedaliga koos Miikali ühenduse täppisteaduste kooli tunnistusega. Maria Murdla, gümnaasiumi lõputunnistus kuldmedaliga koos Miikali ühenduse täppisteaduste kooli tunnistusega, muusikakooli ja muusikamaja tänukiri aktiivse osalemise eest Vanalinna hariduskolleegiumi muusikaelus ja tänukiri aktiivse osalemise eest koolielus. Kerta Maripuu, gümnaasiumi lõputunnistus kuldmedaliga, Lehaka kunstikooli tunnistus kiitusega. Johan-Erik Kõla, gümnaasiumi lõputunnistus kuldmedaliga, muusikakooli tunnistus kiitusega väga hea õppeedukuse ja silmapaistvate erialaste saavutuste eest. Muusikakooli ja muusikamaja tänukiri aktiivse loomingulise osalemise eest VHK muusikaelus.
Isabella Raaber, gümnaasiumi lõputunnistus kuldmedaliga, muusikakooli tunnistus kiitusega, väga hea õppeedukuse ja silmapaistvate erialaste saavutuste eest. Muusikakooli ja muusikamaja tänukiri aktiivse loomingulise osalemise eest VHK muusikaelus. Gümnaasiumi tunnistus hõbemedaliga, Miikali ühenduse keeltekeskuse tunnistus kiitusega, väga heade tulemuste eest erialainetes. Maria Muuk, gümnaasiumi tunnistus hõbemedaliga, VHK kunstikooli tunnistus kiitusega. Pauliine Marie Korp, gümnaasiumi tunnistus hõbemedaliga, Miikali ühenduse keeltekeskuse tunnistus kiitusega, väga heade tulemuste eest erialainetes. Põldmaa, gümnaasiumi tunnistus hõbemedaliga, teatrikooli tunnistus kiitusega, Tallinna Haridusameti diplom eduka esinemise eest emakeele olümpiaadil. Gümnaasiumi tunnistus hõbemedaliga, Miikali ühenduse keeltekeskuse tunnistus kiitusega, heade tulemuste eest erialainetes. Muusikakooli ja muusikamaja tänukiri aktiivse osalemise eest VHK kultuurielus. Vabariigi presidendi Toomas Hendrik Ilvese tänukiri ajalooalaste uurimustööde võistlusel osalemise eest. Ivo Heinrich Varro, kooli kiituskiri hea õppeedukuse eest koos Miikali ühenduse täppisteaduste kooli tunnistus. Gregori Brazier, kooli kiituskiri hea õppeedukuse eest koos Miikali ühenduse täppisteaduste kooli tunnistusega. Ainealane kiituskiri kehalises kasvatuses. Mari-Liis Hopp, kooli kiituskiri hea õppeedukuse eest koos Miikali ühenduse täppisteaduste kooli tunnistusega. Ainealane kiituskiri kirjanduses.
Ester Jaanhold, kooli kiituskiri hea õppetukuse eest koos Miikali Jõense täppisteaduste kooli tunnistusega. Karl-Erik Krepp, kooli kiituskiri hea õppetukuse eest koos Miikali Jõense täppisteaduste kooli tunnistusega. Andreas Lepamets, kooli kiituskiri hea õppetukuse eest koos Miikali Jõense täppisteaduste kooli tunnistusega. Ainalane kiituskiri kehalises kasvatuses. Johanna Lonnus, kooli kiituskiri hea õppetukuse eest koos Miikali Jõense täppisteaduste kooli tunnistusega. Jaanika Lüüs, kooli kiituskiri hea õppetukuse eest koos Miikali Jõense täppisteaduste kooli tunnistusega. Kadi-Katariina Lüüs, kooli kiituskiri hea õppetukuse eest koos Miikali Jõense täppisteaduste kooli tunnistusega. Sten-Erik Mägus, kooli kiituskiri hea õppetukuse eest koos Miikali Jõense täppisteaduste kooli tunnistusega ja tänukiri aktiivse osalemise eest koolielus. Kooli kiituskiri hea õppetukuse eest koos Miikali Jõense täppisteaduste kooli tunnistusega. Kornelia Ojaaru, kooli kiituskiri hea õppetukuse eest koos Miikali Jõense täppisteaduste kooli tunnistusega. Ainealane kiituskiri kirjanduses. Lauri Pesu, kooli kiituskiri hea õpetukuse eest koos Miikali Jõense täppisteaduste kooli tunnistusega. Ainealane kiituskiri kirjanduses. Tõnis Rand, kooli kiituskiri hea õpetukuse eest koos Miikali Jõense täppisteaduste kooli tunnistusega. Tõnus, kooli kiituskiri hea õppetukuse eest koos Miikali Jõense täppisteaduste kooli tunnistusega. Ainealane kiituskiri kehalises kasvatuses ja Miikali Jõense täppisteaduste kooli tänuraamat aktiivse osalemise eest koolielus. Kooli kiituskiri hea õpetukuse eest koos Miikali Jõense täppisteaduste kooli tunnistusega ja ainealane kiituskiri kirjanduses. Roosi Triin Vardja, kooli kiituskiri hea õpetukuse eest koos Miikali Jõense täppisteaduste kooli tunnistusega.
Ella-Katariina Alla, kooli kiituskiri hea õppeedukuse eest, VHK kunstikooli tunnistus kiitusega, lõputöö kiitusega. Ainealane kiituskiri kirjanduses. Marju Pakov, kooli kiituskiri hea õppeedukuse eest, VHK kunstikooli tunnistus. Mare Lagerspets, kooli kiituskiri hea õppeedukuse eest, VHK kunstikooli tunnistus kiitusega, ainealane kiituskiri kirjanduses, eesti keeles ja ajaloos. Solveig Lill, kooli kiituskiri hea õppeedukuse eest, VHK kunstikooli tunnistus kiitusega, Tallinna Haridusameti diplom eduka esinemise eest piirkondlikul saksa keele olümpiaadil, ainealane kiituskiri saksa keeles ja kirjanduses. Aleksander Meresaar, kooli kiituskiri hea õppeedukuse eest, VHK kunstikooli tunnistus kiitusega, ainealane kiituskiri keeles. Andre Sõstar, kooli kiituskiri hea õppeedukuse eest, VHK kunstikooli tunnistus kiitusega, tänukiri aktiivse osalemise eest koolielus, õpilasesinduste liidu tänukiri. Paula Üleoja, kooli kiituskiri hea õppeedukuse eest, VHK kunstikooli tunnistus kiitusega, ainealane kiituskiri eesti keeles ja kirjanduses. Rahe Saara Sahara Ringvee, kooli kiituskiri hea õppeedukuse eest, Miikal ühenduse keeltekeskuse tunnistus. Hendrik Andres Torp, kooli kiituskiri hea õppeedukuse eest, Miikal ühenduse keeltekeskuse tunnistus kiitusega väga heade tulemuste eest erialainetes. Aleksander Urke, kooli kiituskiri hea õppeedukuse eest, Miikal ühenduse keeltekeskuse tunnistus. Kristiin Heleen Uuemees, kooli kiituskiri hea õppeedukuse eest, Miikal ühenduse keeltekeskuse tunnistus.
kiituskiri hea õppeedukuse eest, Miikali ühenduse keeltekeskuse tunnistus, ainealane kiituskiri kirjanduses. Laura Kelli-Lumi, kooli kiituskiri hea õppeedukuse eest. Laura lõpetab kooli väikese lapse kasvatamise kõrvalt. Hanna Harp, kooli kiituskiri hea õppeedukuse eest, PHK muusikakooli tunnistus kiitusega väga hea õppeedukuse eest, muusikakooli ja muusikamaja tänukiri aktiivse osalemise eest PHK muusikaelus, ainealane kiituskiri eesti keeles ja bioloogias. Kooli kiituskiri hea õppeedukuse eest, PHK muusikakooli tunnistus kiitusega silmapaistvate erialaste saavutuste eest, muusikakooli ja muusikamaja tänukiri aktiivse osalemise eest PHK muusikaelus. Kaarel Kuus, kooli kiituskiri hea õppeedukuse eest, PHK muusikakooli tunnistus kiitusega silmapaistvate erialaste saavutuste eest, muusikakooli ja muusikamaja tänukiri aktiivse osalemise eest PHK muusikaelus. Kooli kiituskiri hea õppeedukuse eest koos VHK muusikakooli tunnistusega ja muusikakooli ja muusikamaja tänukiri aktiivse osalemise eest VHK muusikaelus. Ursula Roomere, kooli kiituskiri hea õppeedukuse eest, PHK muusikakooli tunnistus kiitusega väga hea õppeedukuse eest, muusikakooli ja muusikamaja tänukiri aktiivse osalemise eest VHK muusikaelus, ainealane kiituskiri eesti keeles. Mihkel Ross, kooli kiituskiri hea õppeedukuse eest koos VHK muusikakooli tunnistusega, muusikakooli ja muusikamaja tänukiri aktiivse osalemise eest VHK muusikaelus. Hele-Maria Taimla, kooli kiituskiri hea õppeedukuse eest, muusikakooli tunnistus kiitusega silmapaistvate erialaste saavutuste eest, muusikakooli ja muusikamaja tänukiri aktiivse ja loomingulise osalemise eest VHK muusikaelus.
Anneli Lebet, kooli kiituskiri väga hea õppetutvuse eest, Mikkeli Ühenduse keeltekeskuse tunnistuskiitusega väga heade tulemuste eest erialainnetes. Johanna Raielu, kooli kiituskiri hea õppimise eest, teatrikooli tunnistuskiitusega. Anna-Liisa Talts, kooli kiituskiri hea õppeedukuse eest, teatrikooli tunnistuskiitusega ja muusikakooli ja muusikamaja tänukiri aktiivse ja loomingulises osalemise eest Tehaka muusikaõppes. Palun laulma Hele-Maria Taimla ja kammerkoori. Viiulil on Peeter Margust ja nad esitavad Tõnismägi laulu Laul Timmile. Võita
võid sõita, kui kõlab kellameetri ja hüvasti. Gümnaasiumi lõputunnistus koos Miikali Ühenduse täppisteaduste kooli tunnistusega Melissa Ingela Brahmanis. Linda Karin. Ja Lindale ka muusikakooli ja muusikamaja tänukiri aktiivse osalemise eest VHK muusikaelus. Johanna Nirk. Hanna-Maria Noodla. Raul Randrüt. Karl-Henri Rebane ja Karl-Henrile ka ainalane kiituskiri kehalisest kasvatusest. Rain Robert Rosenberg. Rainile samuti ainalane kiituskiri kehalisest kasvatusest. Karl Ruudi, muusikakooli lõputunnistus fagoti erialal, muusikakooli ja muusikamaja tänukiri aktiivse osalemise eest VHK muusikaelus. Karl Saar saab ainalase kiituskirja kehalises kasvatuses. Ja Kaarel Türkson saab Miikali Ühenduse täppisteaduste kooli tänuraamatu aktiivse osalemise eest koolielus. Miikali Ühenduse täppisteaduste kooli tunnistus Markus Tarmo.
Mihkel ühenduse keeltekeskuse tunnistusega. Ian Gustav Aalberg. Osalemise eest kooli elus. Markus Kadaston. Karmen Karjahärm. Hanna Kamille Kivila. Maria Poll, muusikamaja ja muusikakooli tänukiri aktiivse osalemise eest VHK muusikaelus. Juhan Soone. Mirjam Tiitus, ainealane kiituskiri kirjanduses ja ajaloos. Mihkel ühenduse keeltekeskuse kiitus väga heade tulemuste eest erialaainetes. Mattias Väli. Gümnaasiumi lõputunnistus koos VHK kunstikooli tunnistusega. Laura Hirvaja. Lotta Koom. Maretta Pall. Helmereet Pihe. Katrina Raiend, kunstikooli lõputöö kiitusega. Laura-Liina Raud. Yeah! Anette-Liis Seppe. Gümnaasiumi lõputunnistus. Karoliina Trumm,
Karoliina lõpetab kooli väikese lapse kõrvalt. Gümnaasiumi lõputunnistus koos VHK muusikakooli tunnistusega Johanna Maria Johandi ja Johannale ka muusikakooli ja muusikamaja tänukiri aktiivse osalemise eest VHK muusikakooli. Gümnaasiumi lõputunnistus koos VHK teatrikooli tunnistusega Johanna Aus muusikakooli ja muusikamaja tänukiri aktiivse osalemise eest VHK muusikaelus. Kaisa Kattai. Mattias Kupart ja Mattiasele ka muusikakooli ja muusikamaja tänukiri aktiivse osalemise eest VHK muusikaelus. Magdalena Maasik ja Magdalena samuti muusikakooli ja muusikamaja tänukiri aktiivse osalemise eest VHK muusikaelus. Auhinnaalane kiituskiri kirjanduses. Leander Meresaar. Mona Ministri. Henri Otsing ja Henri saab ka diplomi eduka osalemise eest Euroopa prantsuskeelsete kooliteatrite festivalil Saint-Malos.
Mattias Sarapuu. Muusikakooli ja muusikamaja tänukirja aktiivse osalemise eest VHK muusikaelus. Kaspar Selin. Kõikide teatrikooli lõputunnistuste juurde kuulub ka kiitus. Gümnaasiumi lõputunnistus koos Miikal Juhase keeltekeskuse tunnistusega meedia erialal Triin Kadaja. Karin Kivipõld. Sille Sündemaa. Indrek Ruussaar. Ja Miikal Juhase keeltekeskuse tunnistus meedia erialal Grete Mirand. Ja nüüd ma palun siia abituriente. Kallid harukaaslased, klassikaaslased, lennukaaslased, vanemad õpetajad, külalised. Umbes nädala eest me vaidlesime 2 klassivenna ja 1 noorema kooliõega väga pikalt selle üle, kas see armastus ja soojus ja hool ja tunnustav tähelepanu, mis meile siin koolis on osaks saanud, kas see võib mingil hetkel muutuda lämmatavaks või sellist objektiivset maailmataju hägustavaks. Me vaidlesime päris kirglikult ja tõsiselt. Aga täna ma tunnen kuidagi selgemini kui eales varem, et kõik need ohud, millest me siis rääkisime, on välja mõeldud. Et soojus ja armastus, kui sellega ühineb tõepoolest tähelepanu ja suund, pöördumine teise inimese poole, sellisel juhul on need soojus ja armastus sellised väärtused, mida ei saa maailmas kunagi üle liia. Kõige selgemaks tunnusmärgiks sellest on minu meelest see, et meid on siin koolis siiski õpetatud ja kasvatatud iseseisvaks. Mulle tundub, et me ei tohiks enam karta teiste inimestega koos töötada
ja me ei tohiks samas karta ka üksi jääda ja üksi tegutseda. Ja kuigi meist paljud ilmselt ei saa elus enam osaks sellist turvalisemat ja soojamat ja toetavamat keskkonda kui see, millest me täna väljume. Ja kuigi ma juba praegu tunnen ja ilmselt paljud teised tunnevad ka sellist ettehaaravat igatsust, seda kui suur võib see igatsus olla veel mõne aja pärast selle keskkonna järele. Sellest hoolimata me läheme siit kuidagi rahus ja kindla teadmisega, et meid ootab ees üks väga põnev elu. Kõige tähtsam, mulle tundub, mis meile siin koolis on õpetatud, on vast see, et meil ei ole keelatud eksida, komistada ja kukkuda, aga meil on kohustus iga kord uuesti püsti tõusta. Ja see on üks väga-väga ränk rõõm. Selle Priidu jutu lõpu juurde kindlasti kuulub ka tänamine. Me tahame kõik kindlasti tänada oma vanemaid, me tahame tänada oma õpetajaid, eranditult igaühte, sest ma arvan, et igaüks teist, kuigi teid on olnud meie koolide jooksul väga palju, et igaüks teist on jätnud midagi väga erilist meisse kõigisse. Ja me tahame tänada, ma arvan, selle olulise teadmise eest, mis meile siit koolist on antud, lisaks kõikidele teistele teadmistele, mida me oleme palju omandanud, on see, et tarkus on küll ääretult oluline, kuid võib-olla südametarkus on veel olulisem. Nii et aitäh teile kõigile! Arvan, et nüüd sobiks natuke laulda. See on üks Veiko Tubina lugu. Sest elutoas ei kasva ristik hein. Meil minekuks on saadud endalt luba. Head aega aknatused ja kapp, head aega vana sein. Pääsukeste pingid mädin möödu minust nagu muusa. Avan oma meele tapatlustele ja panen käed puusa. Minu selja taha maha, minu jalajälgedes jääb tee. Inimesi möödub minust naeratavad, mulle meeldib see. Aga kuskil hinge mõtles tean, et ka minul kord siin ilmas veab. Sel suvel jälle kõik teisiti läheb. Ma luban sulle, küll sa ma rohelisse rohtu. Vaevavate muredega ülemusest saadet ma ei kohtu. Pista välja patareid ja teritajad hammaornid ka. Siis on kuuma suvepäevad julge rannus mängida. Aga kuskil hinge mõtles tean, et ka minul kord siin ilmas veab. Sel suvel jälle kõik teisiti läheb. Ma luban sulle, küll sa näed, tees on varsti üks uus inime. Kas pole ma vasen? Pääsukeste pingid mädin möödub minust nagu muusa. Avan oma meele tapatustele ja panen käed puusa. Minu selja taha maha, minu jalajälgedes jääb tee. Inimesi möödub minust naeratavad, mulle meeldib see.
kuskil hingemõttes peal, et ka minul kord silmas peal. ja ma tahaksin tänada, ma arvan, meie kõikide poolt kõiki neid klassijuhatajaid ja erialajuhendajaid, kes meie kõrval on olnud. Neemet.
Küllikit. Meedieriala. Ja meil on veel üks klassijuhataja, Anu Nigesen. Ja ma annaksin eriala juhendajate poolt sõna Lendit. Armsad kooli lõpetajad, vanemad, sõbrad, kõik head tuttavad ja kaaslased, kes siia on kogunenud. Mul on ütlemata hea meel väga paljudest asjadest. Ja üks asi, mis mulle täna silma hakkas, oli uus protseduur, kus inimene pidi kõikide teiste ees fotograafile naeratama. Ja see naeratused, kõik need erinevad naeratused, see oli terve imeline bukett vabadusest ja hüvasti jätust. Mitte see, et inimkond jätab naerdes hüvasti oma minevikuga, mitte nii. Aga selles oli mingi tuleviku ootus, selles oli pilk tagasi, selles oli katse seda kõike avada ja naeratus selle üle, kui see teinekord hästi ei õnnestu. Aga mis on kõige tähtsam selle kõige puhul on see, et kool, see gümnaasiumi aastate jooksul, aga kes siin varem õppinud, pole suutnud hävitada seda naeratust, mis ma nende nägudel täna näen. Vaatamata kõigele lahkumise kurbusele ja nostalgiale, mida ennustatakse tulevat ja mis juba kuskil vaikselt hakkab idanema. Et selle naeratuse eest teile suur tänu. Ja ma loodan, et kõikidesse eluolukordadesse oskate selle kaasa võtta mälestuse sellest naeratusest. Teatriõpilastega me oleme nende aastate jooksul püüdnud aru saada sellest, mis on mäng ja mis mäng ei ole, et mis on illusioon ja mis on reaalsus. Alustasin esimest tundi, kui te mäletate, mõtlesin teile sõnad, millest ma ise ka tahtsin õppida. Prantsuse filosoofi Etienne sõnad. Õpetaja püüab tõde edasi anda, õpilased püüavad tõde vastu võtta ja lõppkokkuvõtteks osutub siis õpetajaks see tõde, mis on nende vahel. Ja ükskõik mis olukordades me ka pole, ükskõik kui eemaldunuina me ennast ühes või teises situatsioonis ei tunne, ükskõik kui tihedasse ringi haaratuna, mis teinekord ei pruugi olla sõbralikud, mis teinekord on väga sõbralikud, või üksi jäänuina meil tasub alati mõelda sellele, et õppida ikka kuulama elava tõe häält, mis teeb meid vabaks alati ja vabaks selleks, et ikka armastada. Need mõlemad on tähtsad minu jaoks ja ma arvan, et olen aru saanud ka teie jaoks nii elus, tegevuses kui teatriinimestel lavalises tegevuses ja kõikidel inimestel nendes tegevustes, mida nad läbi tahavad viia. Et soovin teile arvata teatriõpilased, kes te lõpetate kõikidele teistele üha uusi ringe ja kui neid ei teki kuidagi, siis tekitage neid.
head inimesed. Konfutsius on ütelnud, harimatus, see on mõistuse öö. See on öö, kus ei ole tähti ja kuud. Head noored, Vanalinna hariduskolleegium on olnud see, mis on andnud sellesse öösse tähed, kuu ja viinud välja teid koiduni. Vanalinna hariduskolleegium ei ole kool. Vanalinna hariduskolleegium on keskkond, kus igaüks, kellel on võimekust ja me teame, igal lapsel on võimekus, saab seda rakendada. Vanalinna hariduskolleegium on keskkond, mille sarnast Eestis teist ei ole. Kuid me peame siin juures mõistma ühte olulist asja, et sellist erilist keskkonda hoida ja arendada, see vajab kõikide meie ühist pingutust. Lapsevanemate poolt ma tahan selle keskkonna eest tänada esiteks kooli juhtkonda eesotsas Kerstiga. Ma tahan tänada neid õpetajaid, kes loovad seda keskkonda igapäevaselt. Kooli hoolekogu liikmena tahan ma tänada teid, head lapsevanemad, sest see kool on alguse saanud lapsevanematest. Ja see kool püsib ja see keskkond püsib ainult lastevanemate tahtel ja toetusel. Suur tänu teile! Eraldi tahan ma kooli hoolekogu poolt tänada Andre Sõstat. Tema oli meie hoolekogu liige ja ta pidi seda kõike lähedalt vaatama ja kaasa lööma. See ei ole kerge. Kuid head noored, teile tahan ma veel kaasa anda mõned sõnad, mis paluvad teil silmas pidada seda, et üks kõige olulisemaid asju, mis see kool on teile andnud, see on loovus. Ja ükskõik, mis erialal sa edaspidi õpid või töötad, siis kasutage seda. See on erakordne. Maurice Maeterlinck on loonud fiktsiooni oma teoses Sinilind, kus lahkunute riigis saavad nad elada ainult siis, kui nende peale mõeldakse. Ka meie kool on see, kes elab ainult siis, kui teie selle kooli peale mõtlete. Ja samamoodi ka teie lapsevanem. Ja üks hea lapsevanem siin kurtis, et näed, et nüüd on viimane laps, et nüüd kaobki side ära. Mõtlesin, et ei ole hullu, tulevad lapselapsed. Ja ka selle nimel tuleb pingutada, et meie lastel oleks selline keskkond, kus õppida. Ja ma saan seda kõike öelda sellepärast, et ma olen vana mees. Ja üks väike õpetus ka vanamehe poolt. Seda õnne kõik ei aima, mis on vanal mehel siis. Enne surma, kui saab õnnistus, ta veider elu viis. Kuigi maalitud on kolle, annab sooja tuli ja tean mu elutööd nüüd jätkab poeg mu järel tuli ja Kaugemale, tuli korda sina
olen vanamees ja sellepärast lihtne on mu jutt. Peagi lõpetamas olen oma elurännakut. Ära pahanda, kui laul on liiga lihtne õpetlik. Kuula ära, sest me elu selles ilmas pole pikk. ja meie aktus saabki läbi. Saadame kooli lõpetanud teele sama teed nagu ma palun, et me teeksime sealtpoolt tee neile tiiks. Aitäh teile! Kindlasti peaks laulma. Kuuleks ühe tabureti, kuhu peale jalg toetada. Siis me teeme teile värsket vett, kuna tormiliselt laienevad Tartu maanteed mööda on peaaegu võimatu Tallinnani jõudes meie miljast, aga me tõime teile värsket vett. Värsket vett, see ei ole Tallinna vesi, see on allikavesi. Me teeme Esna allikatest otse täna hommikul võetud ja te ei pääse siit ju veel nii pea, te peate hakkama veel pilti tegema ja eks see ajab jooma kõik ja soovides seda võib ju koos ümiseda, maailm on läinud ju imelikuks, et iga päev, kui igaüks ei jõua enam allikale, mis on täiesti ebanormaalne. Kuigi nüüd on see nii eriline ja meie kõigi asi on kuidagi teha nii, et iga päev ikka jõuaks allikale ja siis
või vähemasti, et kui teie jõuate allikale, kas te raiute läbi võsa või satute see teile metsateel ette või te peate ronima kõrgele mägedesse või minema üle 7 maa ja mere. Või kui juhtumis ikkagi selgub, et te leiate lihtsalt selle oma tagaaiast, et siis tooge meile ka. Korda tänan sind, ootasin mu ära. Edasi peab minema ja süda olgu mureta. Sooneline võrrikas, nõnda viisi tervikas. Lendas sinu vännu kottile, sa vaatas mulle järele. Korda tänan sind, ootasin mu ära. Edasi peab minema ja süda olgu mureta. Üks tunnetane sinkelgas, mööda kõrvikas. Ronis minu vännu kottile, seal vaatas sulle järele. 1000 korda tänan sind, ootasin mu ära. Ent nüüd edasi peab minema ja süda olgu mureta. Väike kuldne liivikas, nõnda viisi tervikas. Lendas minu vännu kottile ja sealt siis sulle järele. 1000 korda tänan sind, ootasin mu ära. Ent nüüd edasi peab minema ja süda olgu mureta. Maailm oleks selline, et ikka ahju sobib kütta ja allikas sobib juua.
Thank you.